tere, on 13 juuni, on käes meie sünnipäevad. Hermanni sünnipäev on siis täna ja minu sünnipäev on siis homme. Ja täna on siis see päev, kui me teeme ettevalmistusi meie nädalavahetuse sünnipäeva tähistamiseks ja täna on nii palju teha. Ma olen juba jooksnud mööda maja ringi ja mul on kops nii koos. Veel enam ja mul on see kõht ka ja kilod on ka ja see on kuidagi topelt raske kuidagi. Aga nagu ma lubasin, siis teeme vlogi. Ja praegu ma siis koristan. Herman on Melindaga poes, meil on siis toidulist on tehtud. Pärast siis, kui me hakkame toitusid ka midagi ette valmistama, siis ma räägin lähemalt, mis me pakume. Täna nüüd on siis kindlasti järgmised tegevused vaja ära teha. On vaja jõuda koristada. On vaja IKEA mööbel kokku panna terrassi peal. Koristamise osas ma tahan kindlasti täna jõuda ülemise korruse korda ja ma tahaks pesta ära rõdu põrandad nüüd sellest õietolmust. Meil on siin rõdul nüüd see, ma ei ole siit üldse puhastanud, on see õietolm. Selle tahaks siit nüüd puhtaks teha. Ja meil on siin, avastasime, herilase pesa on meil siin. Selle me peame ka sealt kuidagi likvideerima, aga see rõdu tuleb siit terves pikkuses siis ka pesta. See on tuline siin kõik, ma juba tunnen, kuidas see. Siis põrandad on vaja üle tõmmata. Melinda tuba on vaja korda teha. Tolm ära tõmmata. Põrand puhtaks. Voodipesud vahetada. Ma olen nendest klaasidest nii palju juba rääkinud. Need klaasid on mul ikka veel mustad. Nendest rõduklaasidest, ma ei tea, kas te siit näete, siin on Melinda käpahiljad on igal pool peal. Need klaasid ma tahan täna ära teha. Aknad seest poolt tahan ära pesta, sest neid väljapoolt ei saagi pesta. Mul on vaja siin see ära triikida. Siin natukene paremini korraldada, sest meil vist jäävad ühed külalised ööseks, et siia siis kuidagi paremini ära korraldada, siia panna madrats. Kunagi peaks tulema siis meil siin ka üks voodi külalistele. See jääb siis nagu külaliste kontoritoaks. Voodid meil hetkel ei ole, me paneme selle madratsi, mis nüüd seal Melinda toas oli. Paneme siia. Siis need sahtlid ära orgunnida ilusamaks. Herman teeb laulutunde ka siin. Ja loomulikult vannituba. Pesu mul juba siin huugab. Põrand ära pesta, kõik kraanikoussi ma natuke juba puhastasin ja peeglit. Kõik need kilakola, kõik tuleb ilusamini ära sättida. Vann puhtaks, rätikud ilusti, siin kõik see kilakola esteetilisemaks teha. Ja jah, nende juhtmetega kahjuks ei saa midagi teha. Aga jah, nii, ma alustan triikimisest. Ja hakkame siis pihta. Väga imelik, ma sain praegu kõne Lille Kullerilt, et on tulemas kimp. Veider, mul ei ole täna sünnipäev. Täna on Hermannil sünnipäev, aga imelik. Vaatame, 15 minuti pärast pidi jõudma, ehk siis äkki saab siis teada, kes saatis. Imelik, aga mul ei ole täna sünnipäeva. Ma liigun allapoole, sest Lille Kuller vist varsti jõuab. Aga mul on väike kahtlus, kes see võib olla. Äkki see on üks meie peretuttav, tädi Elma, kes äkki saadab lilled meile mõlemale, Hermannile ja mulle. Sest ma ei suutnud midagi muud mõelda välja, kes see võis olla. Kuller ütles küll natuke teise aadressi. Oli hoopis mets, ma ei hakka ütlema seda aadressi, aga ta ütles natuke eksis aadressiga. Et see ei olnud täpne aadress, mis ta ütles, aga vaatame. Põnev. Üks asi oli veel, mis ma... tänane päev on nii crazy. Täna tuleb veel ka üks kardinapeegaldus sinna üles kontori või külaliste tuppa. Pannakse meile sinna see voldikardin, pimendav voldikardin, sest Hermanni vanemad tulevad juulikuus ja meil on suved ju valged. Et seal ei ole üldse mingit kardinat praegu, et siis nad saaksid seal magada ja toa pimedaks teha, et hommikul läheb nii vara valgeks meil siin Eestis. Et siis see tullakse täna paigaldama ka veel lisaks, et sellega seoses mul tuli meelde, et ma peaks selle akna seal ära pesema, enne kui nad paigaldavad. Ma tunnen, et ma
mul jooksevad asjad juba natuke ummikusse. Ma vist jätan selle triikimise, kui lilled on ära tulnud, ma jätan triikimise pooleli ja ma lähen pesen selle akna ennem ära. Sest pärast on ju kehvem seda akent muidu pesta, kui see voldikardin seal peal on. Nii, lilled on jõudnud. Väga ilus kimp. See on kipslill või? Lilla kipslill, nii ilus. Polegi näinud lillat ennem. Väga ilus kimp on. Kommikarp. Ja vaatame kohe kaarti. See ongi Elmalt, nagu ma arvasin. Leib ja lilled olgu te laual, õnn ja soojus olgu te toas. Tervis ja üksmeel olgu te peres, rõõm ja armastus südametes, palju õnne südant, soojendavaid rõõme juubelite puhul. Elma, aitäh! Suur aitäh, Elma! Nii armas, tõesti oli tore üllatus. Kui Herman koju jõuab, siis ta saab ka toreda üllatuse osaliseks. Nii, aga mina pean nüüd jooksma uuesti. Mul on see, ma ikkagi otsustasin matriigil lõpuni ja siis hakkan aknapesu tegema. Mul on kõik need kodutööd on nagu poole raskemad teha. Mul on nüüd triikimine tehtud. Mul on aken pestud, selle toa aken, kuhu siis kardinapaigaldus tuleb. Kell on 1:30, kell 2 pidi tulema see paigaldaja. Ma arvan, ma järgmiseks võtan ette siis selle rõdu pesemise, rõdupõranda pesemise ja siis ma saan pesu välja võtta ja pesu sinna rõdule kuivama panna. Täitsa lõpprasedana on ikka kõik asjad poole raskemad. Kups on nii koos, et... Nii, aga nüüd ma lähen siis seda rõdupõrandat pesema. Nii, kell on juba vahepeal saanud 4:45. Mul on üleval juba praktiliselt kõik koristatud. Meil on nüüd toodud ka need ära paigaldatud siis need pimendavad kardinad. Ma näitan efekti ka. Praegu siis on nagu polekski kardinaid. Ja siis kui panen ette, abi, ma ei ulatagi. Tuba on kohe päris pime, et saab magada küll. Panen krukse ka kinni. Ja. Pimendab küll. Seekord siis, kui meil teised kardinad olid motiivast, siis seekord on Sundecorist, et seal oli soodsam hind. Ja päris kiiresti saime kätte ka kusjuures. Ja mul on veel niped-näped siin üleval teha. Sätin need riiulid siin korda siin toas. Ja siis mul on veel vannituba jäänud teha. Vannituba ja siis trepiklaasid. Nii, mul on nüüd toad koristatud. Lindatuba on enam-vähem. Kui palju seda tuba ikka saab nagu korda teha. Siin on nii palju seda väikseid vidinaid. Nii, need klaasid on mul nüüd lõpuks puhtad. Vannituba on nüüd korras. Siis see tuba on enam-vähem, see on Kilakula tuba, on enam-vähem korras. Hermanni pilt on siin. Noh, niivõrd kuivõrd. Ma ei tea, kas on nüüd see vahet enne ja pärast. Igal juhul tolmu on siin vähem, see on fakt. Aga nüüd ma liigun siis alla ja vaatame, mis terrassi peal toimub. Herman paneb terrassi mööblit või seda, jah, terrassi seda söögilaua komplekti kokku. Ja vaatame, kaugel nad on. No mis siin toimub? Mis juhtus? Mis sul juhtus, avarii või? Jah. Herman peab terrassi mööblit siin kokku. Mis sa loobid prügi maha? No, kui ma saan, siis siin on nii pekis. Mis siin pekis on siis? Tubli, vänta. Saad hakkama? Edasi, tubli oled.
Oh, tere hommikust. On minu sünnipäev. Ja ma olen õues. Kell on mingisugune 7:30. Just panin toas kohvi käima ja ma mõtlesin, ma teen tiiru õues. Eile läks lihtsalt päev nii pikaks, et ma ei jõudnud eile enam, mul ei olnud jaksu lihtsalt enam filmida. Aga Herman pani selle terrassi või selle, ma tahan öelda terrassi mööbel, aga see on tegelikult söögilaua komplekt. Meil on siis, ma näitan. Herman päris hilja lõpetas, et selline laud ja siis 6 tooli. Sellised toolid. Praegu on niimoodi. Ja jah, et otstesse saab ka tegelikult teoorias veel panna toolid. Meil on 2 IKEA tooli kodus või toas, et siis saab need ka panna. Aga me vist praegu jätame üldse niimoodi, Herman arves, et jätame nagu sellise bufeelaua või ja siis inimesed, kuna meil ei ole nagu nii kõikidel istumiskohti, siis teeme niimoodi, et siis igaüks vaatab ise, kus ta istub. Mõned peavad kahjuks siia vist terrassi järel istuma. Aga mis sa teed? Noh, vaatame üldse palju külalisi tuleb. Sest mul on alati olnud see plokk, et ma ei taha eriti üritusi või mingid tähtpäevi korraldada, sellepärast et mul on see hirm olnud alati, et kui sa kutsud kedagi ja siis on see tõehetk, et sa saad aru, et tegelikult sul, noh, ma ei tea, et sa ei lähe tegelikult inimestele nii palju korda, et pooled ei tule ja ma ei tea, mulle kuidagi läheb see nii hinge ja siis ma pigem väldin seda, et ma ei taha üldse korraldada midagi. Aga noh, Hermanil vähemalt tulevad sõbrad. Minul paljud ei tule. Aga noh, eks ma pean siis peeglisse vaatama järelikult. Aga jah, et praegu siis on veel toidu tegemine. Mul on vaja veel aknad pesta, siis mul on vaja siin terrassi peal veel asjad pesta. No see aknalaud on hästi õietolmuga, see mul kõik siin tegemata, et ma tegin ainult üleval 2 korrust sealt rõdult tegin. Aga siis on siit ka veel teha päris palju. Ja kell on varahommik, nii et tegutseme. Nii, meil on siis sünnipäeva ettevalmistused. Herman, räägi, mis sa teed? Siin tuleb väike paella. Väike paella. Ja praktiliselt ma teen mitu. Monika on mulle hakkinud kõik asjad, mis ma olen nii tänulik, sest see on praktiliselt see aia raiskamine, mis tuleb. Ja. Me Linda vaiksime. Siin on sibul, mis ma hakkisin eile, porgand. Need lähevad varsti päikse kätte. Siin on kana, siin on... Nii, meil on siin siis jah, paella on podisemas. Varsti vist läheb kana sinna, siis ma teen tapase jaoks, teen rebitud liha praegu. Siin mul on küüslauk on ahjus röstimas, siis on munadega ma proovin ühte huvitavat retsepti, mida te näete pärast, kui mul õnnestub. Siis ma pean porgandid tükeldama, siis bruschetade katteid ette valmistama ja teha veel on. Siin on korralik bardak meil juba. Monika ütles, et siin on paella. Eputad või? Kena päeva. No, see on paella. Need ja kumb? Need. Kas sa oled kindel, äkki sa tahad teised? Ei, need. Okei, ostame need. Meil Linda valis siis sellised lilled välja. Ilusad. Väga ilusad. Ja me oleme nii väsinud juba. Kell on 15:51 ja meil on nii kopp ees. Me oleme terve päeva ja eile ka täiesti meie sunnipäevad on ainult nagu... Ja mis meil valmis on? Meil on valmis paella. Meil on valmis paella. Paella. Siis meil on... Herman teeb siin karamelliseeritud sibulat. Ma hakkasin hakkima porgandit, aga tuli välja, et meil ei ole hummust, siis see jääb vist pooleli praegu. Siis ma hakkan tegema bruschetta katet tomati basiilikuga.
pärast teeme veel maasikaga. Ja mis veel oli plaanis? Munad on tehtud. Ma tegin niisugused huvitavad munad. Pidin näitama ka. Mis on siis täidetud munadaga, spargliga ja peekoniga. Sellised teistmoodi. Jah. Siis on chipsid ja siuksed asjad me võime panna välja, sest nendega ei juhtu midagi. See on siis see, mis me nüüd siin hommikul jälle 6 saati. No ja siis on veel mõned asjad on külmkapis ka. Ja muidugi koristamine võttis pool päeva. Meie lilled, mis me saime eile. See banaanid. Ilusad lilled saime, ma jäädvustan neid. Iirised, elmalilled. Siis olid veel roosid. Meil on veel eilsest segadus siin. Need roosid Herman ja Melinda tõid. Need tõid Hermani sõbrad. Väga ilusad roosid. Huvitavad roosid kusjuures. Herman, räägi siis, mis mulje teid sünnipäevast? Hea küsimus. Jah, sünnipäeva on olnud väga eriline. Sõbrad tulid ja Tulid sõbrad, keda sa polnud näinud mitu aastat? Jah, oli väga hea tegelikult. Oli hea. Oli palju lapsi oli. Ja Melindal oli tore ja said mängida. Melinda sai mängida Eitiga. Ja sinu... Need teised, ma ei tea nende nimesid, aga... Casey ja ei, Toomas. ma mõtlen laste nimesid. Laste nimesid ma ei mäleta kahjuks. Jah. Aga üks oli väga rebel, tegi mõned asjad. Poiss oli, jah. Poiss mõned asjad katki tahtis teha. Et selles ma ei olnud nii rõõmu. Aga Eiti oli väga mängis Melindaga väga ilusti ja ma nägin, et nad olid väga head sõbrad. Selle ees mul oli väga hea meel. Jah. Ja toitu jäi meil nüüd järgi, aga muidu oli väga tore. Ma nägin ka Hermanni sõpru, keda ma polnud kunagi näinud. Ja istusime siin õues terrassil ja mängiti palli ja lendava taldrikuga. Ja... Meil oli isegi toolid täpsed. Olid või? Kõik said istuda? Ai, lapsed said istusid maas? Istusid seal maas, aga kõik said, mina seisin muidugi. Aga kõik said istuda, et see oli nii tore, et see oli väga hea mõte, aitäh. Merci. Jah. Ja oli täiesti hea, normaalne oli rääkimised ja jutu ja ega midagi superluks või midagi ülierilist. Ka ma ei tahtnud ise lauda, sest kogu aeg ma lausin. See kord Melinda laulis, Toomas isegi mainis, et Herman kogu aeg laulab midagi. Aga see kord ma ise mõtlesin, et juba ma olen 40, ma ei taha lauda. Ja las teised laulavad ka mulle. Ei, oli nii tore ja eriti näha, et Melinda oli õnnelik, selles ma olin väga ka ja sina oli ka õnnelik, et ma nägin sinu naermine ka, et siis mina olin õnnelik, vaata kui teised on õnnelikud, siis mina olen ka, mul ei ole vaja, ma olen väga tagasihoidlik inimene, et kui teised on rõõmuga, siis mul on ka, et teistel on rõõmu. Jah, õues saime ka veel ühe roosi kunagi millalgi näitan. Me peame selle roosi täna ära istutama. Leidma talle koha. Ja lilled on nii ilusad. Vaata, sünnipäeva puhul me just Jaanaga rääkisime ka, et sünnipäeva puhul vaata nii kahju on see, et nad tuuakse korraga ja siis nad korraga närtsivad ära, vaata. Et võiks olla kuidagi, et nad hakkavad, et ma tean, et sünnipäeva lilled tuleks jaokaupa, vaata, siis sul on seda õie ilu kauemaks ajaks. Jah, see on ilus kimp ja... Ei, väga ilusad kõik tegelikult. Väga ilusad. Oli tore.